Vastuhääl ei ole, oleme otsuse üksmeelselt vastu võtnud. Meie päevakorra 7. punkt on loa andmine riigihanke Anne kanali avaliku WC ost ja paigaldus korraldamiseks ja ettekandjaks on taas abilinnapea Raimond Tamm. Palun. Head volikogu liikmed, Anne kanali äärde WC vajadust on pidevalt päevakorras hoitud ja sellest tulenevalt oleme siis nüüd jõudnud nii kaugele, et oleme leidnud ka sellise meie hinnangul sobiva lahenduse, mismoodi see olukord seal võiks lahendatud saada. Ja kui te vaatate nüüd seda ekraanil olevat asukohapilti, siis seal on näha nüüd see olemasolev vetelpäästetorn, mis on vahetult siis kanali vahetusläheduses ja selle juures on siis see kolmnurkne haljasala. Et sellele haljasalale siis oleks plaanis ka see konteiner WC paigaldada. Ja konteiner WC oleks siis avatud kogu suplushooaja vältel, see on siis 1. juunist kuni 31. augustini. Kuna Anne kanali rand on tegelikult enim kasutatav avalik rand Tartu linnas, siis kindlasti oleks seal ka hulgaliselt kasutajaid. Ja kui me vaatame selle WC sellist siselahendust, välispilt on ka olemas, katsun teda korra pöörata. Selline oleks see WC välislahendus. Siin on siis kokku 3 erinevat sissepääsu, üks on siis meestele, üks naistele ja üks inva sissepääs. Ja siin on näha ka see siselahendus, et oleks siis nii-öelda erinevatele sihtgruppidele mõelduna erinev arv selliseid üksusi, mille juures toimetada. Ja oleks siis loomulikult ka valamud olemas, et kõik oleks vandalismi kindel, nii et seda ei oleks võimalik ka veidi tugevamatel linnakodanikel kuritarvitada. Nende WC-de hooldamine toimuks igapäevaselt ja kokku see hoolduskulu oleks siis linna jaoks 3000 eurot hooaja kohta, et siis 3 suvekuu kohta 3000 eurot. Ja selleks, et seda WC-d rajada, tuleb siis teha ka erinevaid paigaldamisega seonduvaid töid, rajada ka vajalikud trassid ja kokku siis see WC paigaldamine koos selle WC endaga läheks meile siis maksma 53 000 eurot. Ja selleks küsime siis raha läbi lisaeelarve, mis väga suure tõenäosusega jõuab aprillikuu volikogu menetlusse. Ja kuna hetkel linnaeelarves selleks raha ei ole, siis olemegi täna siin ja küsime volikogu luba hanke korraldamiseks. Aitäh! Aitäh, kolleeg Toivo Maimets, palun. Aitäh, lugupeetud ettekandja. Ma katsusin mõistatada, mis see põhjus on, miks ikka terve volikogu ja tema komisjonid ja kõik kallid inimesed peavad arutama seda ühe kemmergu ehitamist Tartu linnas. Ja kui palju meil nüüd edaspidi hakkab istungitel neid igasuguseid ükshaaval kemmerguid siia tulema, mida kõike me arutada saame. Ma saan aru, et tegelik põhjus on selles, et linnavalitsus avastas ootamatult, et päike hakkas paistma ja suvel tahavad linnainimesed jälle kempsu minna. Kui nad oleks seda natuke varem avastanud, nagu sa ka ütlesid, juba aastaid käib see Annelinna kemmergu jutt, siis oleks see pandud ühte eelarvesse sisse ja oleks kõik tehtud ja keegi ei peaks oma aega kulutama selle arutamisele. Seetõttu minu küsimus on, kas oleks mõeldav, et linnavalitsus suudab oma tööd niimoodi korraldada, et me ikkagi ei peaks ükshaaval kemmergute ehitamist Tartusse siin volikogus arutama. Aitäh! Aitäh, hea küsija. Kindlasti see oleks mõeldav. Küsimus on ainult selles, et ikka tekib aasta keskel häid mõtteid, mida aasta lõpus veel ei olnud. Ja sellest tulenevalt ma võin garanteerida, et see ei ole viimane, võib-olla on see viimane peldik, millega me käime volikogu ees, aga kindlasti ei ole see viimane hange, mis tuleb aasta keskel nii-öelda ootamatuna päevakorda, et neid hankeid kindlasti tuleb veel. Aitäh. Ma juba arvasin, et tuleb alternatiivettepanek kemmergute arengukava. Aitäh. Palun, kas on veel küsimusi? Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjale. Ja kõnetooli on juba teel linnamajanduskomisjoni esindaja Valvo Semilarski. Palun. Aitäh. Hea esimees, head volikogu liikmed, head külalised. Kõnealust päevakorrapunkti siis alutas 12. märtsil linnamajanduskomisjon ja leiti, et Anne kanali äärne ala vajab hooajaliselt kindlasti
paremat lahendust sanitaartingimuste osas eesmärgiga vähendada Anne kanali reostust ning seetõttu toetate antud punkti, päevakorra eelnõu punkti ühehäälselt. Aitäh! Aitäh, palun, kas kaasettekandjal on küsimusi? Küsimusi ei ole, aitäh kaasettekandjale. Sõnavõtusoove ei ole, kas on repliigisoove? Repliigisoove ei ole, lõppsõnavajadust ei ole, parandusettepanekuid ei ole ja panen otsuse hääletusele. Kes on eelnõu või otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 35. Palun hääletada, kes on vastu. Vastuhääli ei ole, oleme otsuse üksmeelselt vastu võtnud.